Ja nüüd me oleme Dubai Islandsis, nagu te näete, et väga palju maju kerkib nagu seeni peale vihma. Ma ei tulnud teid täna siia narrima ja meil on juba esimesed majad kohe valmis. Ja niimoodi näeb välja päris korter, mida arendaja Imtiaz annab klientidele üle. Ja nagu näete, rand ja promenad on juba valmis. Kui te tulete siia Dubaisse, ma saan teile näidata, kus teie tulevane korter hakkab täpsemalt olema ja kuhu vaatama. Tere sõbrad päikselisest Dubaist! Täna me sõidame Dubai Islandsile ja nagu eelmises vlogis ma rääkisin Dubai Maritime Cityst, samamoodi on Dubai Islands üks viimaseid mereäärseid rajoone Dubais, kuhu saab ehitada uut terviklikku elukommuuni. Tähendab, et mitte üksikut tornmaja kuskil viimasel maalapil mere ääres, vaid ikkagi uut rajooni randade, parkidega, koolide, restoranidega, kaubanduskeskustega, kortermajadega, jahisadamatega ja nii edasi. Ja Dubai Islands meil asub Maritime Cityst natuke edasi, umbes 20 minutit downtownist ja miks see rajoon on väga perspektiivikas, sest ta asub palju lähemal downtownile koos Maritime Cityga kui näiteks praegune Dubai Marina. Seal arvestatakse kõiki vigu, mida on tehtud Dubai Marinas. Näiteks täna on suurem osa ostjaid eurooplased. Nad tahavad vaba ja veetmisvõimalusi, rohkem rohelust, rohkem sportimisvõimalusi, rohkem rannajoont ja Dubai Islands hakkab seda kõike pakkuma. Dubai Islands hakkab koosnema 5 saare osast. Nendest peamine osa on A, millest me täna räägime kõige rohkem, siis on B, C, D, E. Saarel A ehk peasaarel hakkab olema suur kaubanduskeskus, avalik rand, hotellid, mitu marinat, kool ja muidugi ka palju kortermaju, mis meid huvitavad. Lisaks täna sisenemise hind Dubai Islandsis on umbes alates 450-500 000 eurot suure kahetoalise korteri eest healt arendajalt koos parkimiskohaga. Kahetoaline korter 70 ruutu. Dubai Marinas täna me sellise korteri eest uues majas peaks välja käima umbes 650-750 000 eurot, sest Dubai Marina on valmis, uusi arendusi on vähe ja kui keegi tahab midagi osta, siis küsitakse hingehinda, eriti viimastele arendustele. Ja kui me räägime teistest saartest, siis need on hetkel ka arenduses. Näiteks saarel B tulevad eksklusiivsed villad ja ridaelamud ja eksklusiivsemad kortermajad, nendest me räägime ka. Ja saarel A hakkas ehitus 24 alguses ja siis, kui ma müüsin esimestele klientidele seal kortereid, seal oli ainult liiv ja kliendid ostsid visiooni ja usaldust. Ja tänaseks esimesed majad hakkavad valmima, kliendid hakkavad varsti korterid kätte saama ja nende korterite hinnad on juba tõusnud 80-100 000 eurot pooleteise aastaga ostuhetkest. Saar A peaks täielikult valmis saama 28 lõpus, 29 alguseks. Ja me kohe varsti jõuame sinna ja vaatame, milline ta näeb välja jaanuaris 2026. Ja nüüd me hakkame läbi silla jõudma Dubai Islandsile. Hetkel on meil olemas üks silt, aga teine ja kolmas silt on juba ehituses, et saaks kiiremini sisse ja välja. Tasub mainida, et Dubai Islandsi peaarendaja on Nakheel ja Nakheel on see riiklik arendaja, kes on välja ehitanud ka esimese palmi, ehitab nüüd palm Jebel Alid, mis on teine palm. Ja nüüd me oleme Dubai Islandsis, nagu te näete, et väga palju maju kerkib nagu seeni peale vihma. Infra on juba enam-vähem valmis, põõsad puud on istutatud, uus asfalt on maas, maju ehitatakse. Hea tähelepanek on see, et seal ehitatakse Rixost. Ja nagu me teame, Rixos on väga kuulus hotellikett ja nad mingit jama ei ehitaks. Ja nad ehitaks ka halbades asukohtades, mis näitab juba selle rajooni nii-öelda kvaliteedimärki. Paremat kätt on Rio Centara hotell. Siia tuleb ka suur kaubanduskeskus ja Dubais on kaubanduskeskus väga hea hinnakasvu motivaator, sest kui on päiksepaistelised ja palavad ilmad, siis inimesed tahavad veeta osa päevast ka siseruumides. Ehk mida suurem on kaubanduskeskus, mida rohkem on seal lisasid, seda parem. Ja meil on juba esimesed majad kohe valmis ja üks maa on juba peaaegu valmis, Imtiaze maja.
Imtiaz on üks parimatest arendajatest Dubai Islandsil, sest neil on väga palju kruntesid, nad ise ehitavad, ise arendavad, neil on täissisustusega korterid ja me jõudsime tõenäoliselt Dubai Islandsi esimesse majja, mis saab kohe valmis. Mul on siin kliendid ostnud kortereid, maja on välja müüdud, ma ei tulnud teid täna siia narrima. Ma lihtsalt tahan näidata teil Imtiase kvaliteeti ja Imtiasel tuleb siin veel päris mitu maja müüki ja on müügis. Ehk need maed on enam-vähem samad, te näete kvaliteeti, mida te saate selle raha eest. Ja niimoodi näeb veel välja maja foajee. Paljudel Eesti korterites on isegi nii luksuslik kui siin. Kõrged laed, uhke disain, vaba veetmisvõimalused. Hetkel me saame siia tulla sellepärast, et maja ei ole veel antud üle, et on avatud meile, et sellega tutvuda. Kui ma antaks ostjat üle, siis kahjuks me enam siia tulla ei saa, sellepärast kasutan võimalus ära. Ja niimoodi näeb välja päris korter, mida arendaja Imtiaz annab klientidel üle. Ja kõik, mis te selles korteris näete välja arvatud kunst, on Imtiazel alati hinnas. Hea kööktehnikaga, kosmiilega. Kõik diivanid, garderoobid, toolid, lauad, televiisorid, seinapaneelid, kallis sandtehnika, kõik see on korterhinnas. Ja oluline on mainida, et näiteks Eestis sellise korteri sisustamine läks teile maksma 30-40 000 eurot korterihinnale otsa, aga siin on see kõik hinna sees. Korterites on olemas tavaliselt ka kodukontorinurk, mida saab ümber ehitada suureks garderoobiks. Väike sahver, kuhu saab panna pesumasina ja kõik mopid ja pesemisasjad. Ja loomulikult ka külaliste WC. Niimoodi näeb välja magamistuba. Igal magamistoal on ka oma WC, vann, dušš. Ja muidugi sellel korteril on oma planeering, sest on nurgakorter. Saab valida ka erinevate planeeringute vahel. Igal piirkonnal on oma head ja vead ja räägime Dubai Islandsi vigadest ka. Nimelt me peame mõistma, et maa on väga kallis ning kõik ehitatakse täis. Praegu me näeme ilusat merd. Aga siia ja siia tuleb maja, ehk vaade kaob. Ja kui me tahame saada hea vaatega korterit, siis me peame ostma kõrgemale korrusele ja see maksab jälle rohkem. Ehk näiteks madalama korruse ja kõrgema korruse korteri hind kahetoalisel korteril võib olla kuni 100 000 eurot erinevus. Lisaks on ka väike asi see, et täna Dubai Islandsi A-osa jääb lennukoridori trajektoori, ehk siit lendavad ka lennukid üle. See ei ole häiriv, siseruumis seda ei ole kuulda, aga me peame sellega arvestama. Kui positiivne uudis on see, et lennujaam kolib aastaks 32 täielikult allmaktuumi. Ja nagu näete, rand ja promenad on juba valmis. Rannas on juba avatud osad kohvikud, on olemas ka riietuskabiinid duši ja WC-ga. Ja Dubai Islands on üks väestest randades, kuhu võib tulla ka koeraga. Neil on olemas eraldi ala ka koertega omanikele. Ja nagu te näete, majad kerkivad üksteise järel. Beach Walk maja, kus me just käisime, on siin 3 minuti kaugusel rannast. Ja muidugi tasub arvestada, et korteri hind sõltub korrusest ja asukohast. Et mida kaugemale rannast, seda soodsam hind. Siin on olemas ka valikuid kortereid, mis on ranna ääres, marina ääres ja mooli taga. Ja loomulikult siin piirkonnas on palju erinevaid arendajaid, mitte ainult Imtiaz, mitte ainult Beyond saarel B. Aga Imtiaz on parima hinna ja kvaliteedi suhtega arendaja saarel ajal. Miks? Neil on täissisustus, hea kvaliteet, nad ise ehitavad, ise arendavad, neil on juba valmis asjad. Jah, me võime leida ka mingi soodsama variandi, aga võib olla arendajal, kes ehitab esimest või teist projekti ja kuidas see projekt välja kukub, on loterii. Meil on juba siin avatud Starbucks. Ja Starbucks ei avaks kuskil jamas asukohas oma kohvikuid. Ja loomulikult Dubai Islandsil näiteks Costa Marina piirkonnas korteri, kuhu me kohe jõuame, ja Costa kõrgemal korrusel, siis me näeme ka linna siluetti, mis lisab ka korteritele väärt. Siin on meil olemas ka juba jahisadam, mis veel areneb ja areneb, sealt tulevad promenaadid, tuleb restoranimaja. Nüüd me sõidame teiega Imtiase kontorisse, et näidata teile suurt maketti Island Seist. Näidata, mis projekte me veel saame osta ja mis hinnaga. Ja nüüd me oleme Imtiase kontoris ja ma näitan teile lubatud Island A detailplaneeringut. Meie käisime teiega Beach Walk 1 majas ja nagu näete, siin on väga palju Imtiase lippe. Need on need krundid, mis on juba ehituses ja müüdud
või on olemas veel viimased korterid. Näiteks täna me saame osta veel korteri Beach Walk 4 majja, Winwoodi majja ja Sunset Bay Grand majja. Ja hinnad algavad 2-toalise korteri eest 2 miljonist dirhamist, circa 450 000 eurost ning tõusevad siis vastavalt korrusele ja vaatele. Makseplaan on kas 50-50 või 60-40 ja nagu te näete, siin me saame juba aru, kuhu tuleb kaubanduskeskus, kus on rand, mida mööda me kõndisime, kus on marina, millest me mööda sõitsime, kuhu tuleb uus sild, kõik on siin näha ja kui te tulete siia Dubaisse, ma saan teile näidata, kus teie tulevane korter hakkab täpsemalt olema ja kuhu vaatama. Ja siin on näiteks Sunset Bay Grand maja, kuhu me saame veel korterit osta ja majakett on siin. Näiteks kui te tulete, valime korteri välja, te saate juba konkreetselt näha, kus maketilt asub, kui kõrgelt asub, mis lisad on majas, näiteks siin on bassein, juusal, spa, kõik on heaks eluks olemas. Kõik korterid tulevad täissisustusena, nagu te näidiskorteris nägite. Ja siin te näete, et siin on olemas 3 parkimiskorrust, et isegi näiteks kui võtta korter teisel korrusel, siis Eesti mõistest on tegelikult 5. või 6. Ja siin on näiteks teine variant, Winwood. See on ka maja Dubai Islandsil ja nagu näete, et on natuke teise disainiga, et need kõik majad ei näeks välja üks ühele. Ja eksklusiivsemast arendustest on meil loomulikult meie lemmikarendaja Beyond, kes kehitab kommuuni Dubai Maritime Cities, aga see on Siora kommuun Dubai Islandsil B. Ja B-osa on rohkem privaatsem ja luksuslikum, sest seal on first line majad, ridamajad ja villad. Ja see on eriline kommuun, sest hakkab koosnema mitmes kortermajas, villadest, basseinidest, suurest rohealast ja erarannas Dubai Islandsist. Ja täna on meil müügis projekt Hado, mis koosneb 3 tornmajast, 21 korrust ja kõikidel korteritel on vaade, kas siis villa community peale, downtowni ja skyline'i peale või mere peale. Ja see on äge, sest Island Saa peal ehitustihedus, nagu me rääkisime, on palju tihedam ja kui seal tahta hea vaatega korterit, siis peab ostma kõrgemale first line'i. Siin on peaaegu igas korterist ilus vaade, kas linnale, villa ja ridamaja kommuunile või merele ja rohelusele. Ja siin algavad hinnad umbes 600 000 eurost suure 2-toalise korteri eest, 3-toalise korterist 900 000 eurost ja 4-toalise korteri eest 1,5 miljonist eurost. Ja see on siis parkimiskoht, luksuslik siseviimistus ja kõige tähtsam on 50-50 makseplaan. Ehk maksate 20% sisse ja ainult veel 10% aastas 3 aasta jooksul ning valmimisel ülejäänud 50%. Ning hinnakasvu potentsiaal on väga suur, sest siin ruutmeetri hind on umbes 7000 eurot ja see on täna kõige madalam ruutmeetri hind first line majale, sest näiteks GBR-il Dubai Marinas first line majades, valmismajades maksavad korterid pea 2 korda rohkem. See on meil siis esimene etapp Hado. Ja siin tuleb arvestada, et siin on alles viimased korterid, mis on vabanenud broneeringust. Et kui me hakkame ootama teist etappi, siis teine etapp ka tulemata ei jää, aga me peame arvestama, et teises etapis arendaja tõstab juba hindu. Ehk mida varem osta, mida varem te ostuotsus, seda soodsama hinna ja seda paremad ostutingimused me tavaliselt arendajalt saame. Kõikidel korteritel on olemas rõdu, majadel on olemas katuseterassid, bassein, spa, laste mänguväljakud, kõik nii nagu ühes 5 tärni luksuri resordis kombeks on. Ma täna ei hakka rääkima teile konkreetsete korterite pakkumistest, sest need on alati muutuses. Täna on üks korter müügis, homme on teine, üks maja müüakse välja, pannakse uus maja müüki. Ehk kui teil on küsimusi, soove, ettepanekuid või te tahate infot Dubai Islandsi või muude rajonide kohta, võtke minuga ühendust, ma saadan teile alati asjakohase info ning pakkumised.